Ja järgmisena anname sõna kirjanik Arvo Valtonile. Niisuguse rahva hulga ees sinimustvalgete lippude all ilusal suvepäeval oleks tõepoolest tahtmine rääkida vaid optimistlikke sõnu. Kuid paraku targem on jääda siiski realistideks ja püüda hinnata seda tegelikkust sellisena, nagu ta tõepoolest näib meile täna, nagu ta näis nendel päevadel, mille peale mõned võib-olla kergeusklikud omaenda Eesti olukorda ja lähtuma mõningatest põhiteesidest, mille puhul ma ei saa eriti nõus olla oma kolleegi eelkõnelejaga, kes arvas, et kogu võim on ja peabki jääma sellele parteile, kes on 70 aasta jooksul selle maa viinud olukorda, millest ta täna asub majanduslikult ja moraalselt. Eestis on tegelikult sündinud ja edaspidi välja kujunemas erinevad parteid. On täiesti selge, et ühe parteisüsteemi puhul ei saa rääkida mingisugusest demokraatiast. See oleks igal juhul rumal enesepettus, millele võib anda mitmesuguseid nimetusi, kuid ta siiski jääb pettuseks. Eestis on praegu olemas rahvarinne, võrdlemisi veel amorfne ja selgusetu, kuid siiski kõige massilisem partei, ma ütleksin nii, kuigi sinna kuuluvad nii kommunistid kui ka mittekommunistid. Eestis on olemas Roheliste partei, on olemas Muinsuskaitse selts, kes on käitunud ja käitub täiesti parteiliselt ja kahtlemata ainus tõeliselt demokraatlikult tekkinud organisatsioon selles uues olukorras ja kõige eestimeelsem. Selles tegelikus olukorras me oleme ja siit me peame ka minema edasi, nii et me peame teadma, et meil on olemas alternatiivid ja me peame neid arvestama. Mida me suudame ise ära teha? Nagu siin öeldud, on see suur maa niivõrd eripalgeline, probleemid on täiesti erinevad, nendest võib tuua palju näiteid, kui näiteks selles samas rahvuskomisjonis, milles osales Enn Põldroos, eile oli nimelt kultuurinõukogu ja ta jutustas seal üsna täpselt oma elamustest ja faktidest, millega ta seal kokku puutus, siis praktiliselt meie ettepanekutest mitte ükski seal läbi ei läinud. Ja näiteks ka kolleeg Džingis Aitmatov esitas ikka ja jälle, ta on seda ka varem teinud, kakskeelsuse idee, mis meile on täiesti vastuvõetamatu. Kirgiiside olukorras, kus praktiliselt valitseb üks keel, see tähendab vene keel, kus kirgiisi keel on täiesti välja tõrjutud, võib kakskeelsuse idee olla nende jaoks edasiviiv, kuid meile on ta tagasiviiv, nii et me ei saa selliseid ühiseid platvorme üldse aktsepteerida. Järelikult me ikka ja jälle peame tulema välja omadega ja esitama omi nõudmisi. Kusjuures mitte taganema, mitte vabandama, kui tekivad arusaamatused, vaid ikkagi neid esitama.
ja sellepärast ei saa, ma arvan, meie rahvas rahul olla ka meie ainsa esinejaga, kes siiski Eesti platvormi jättis esitamata. Ükskõik kui poolik see oli. Nagu Põldros rääkis, oli õhkkond seal tegelikult selline, et Balti maid, nende kõnelejaid võeti vastu täiesti vaenuliku mõminaga ja ilmselt näha, et halvasti. Ja see nähtavasti sundiski tegema sellist diplomaatilist mitte midagi rääkimist meie esindaja poolt. Kuid ma arvan, et me ei pea ei siin praegu ega edaspidi minema sellise diplomaatia ohvriks, mille eesmärgiks on meeldida tahtmine ülemustele või ka sellele saalile, keda te nägite televiisorist, keda te juba nende kõnede, aga ka nägude põhjal võisite öelda enam-vähem, kes nad on. Miks me peame arvama, et need inimesed, kes on olnud võimul, kes on praegu võimul, tahavad vabatahtlikult käest ära anda oma privileegi? Loomulikult mitte, sest nad tahavad säilitada selle süsteemi, selle ühe partei valitsemise ja tõelisest demokraatiast rääkimisest. Ma julgen kahelda, et selles sisaldub tõeline siirus. Nii, ja siis tagasi jälle meie juurde, mida on meil valida? Me oleme läinud ette teistest. Nüüd on siis kaks teed. Kas püüda tuua teisi enesele järele, selgitada. Senini on seda mõtet üldiselt kardetud välja öelda, elavad kõik need hirmud, millega meid on ahistatud, on ümberringi meil needsamad järelluurajad, sõjaväed ja nii edasi. Me teame, et jõu vastu me ei saa, kuid ka see idee tuleb rahulikult, põhjendatult välja öelda ja sellega harjutada, sest ka selle idee kandjad ei ole me sugugi ainsad ja mitte üksi Balti vabariigid ei mõtle samuti, vaid ka venelased, kes leiavad, et nende rahva identiteedi säilitamiseks oleks parem, kui nad saaksid ise ajada omi asju. Kuid seni peame me tegelema oma igapäevaga, peame tegema oma tööd, ajama neid asju, mida me tõesti lahendada saame. Ja siin ma tuletaksin teile meelde ja väga kõrgelt hindaksin kolleeg Lätiku artiklit, mis ilmus Rahvahääles ja mida ta on korduvalt varemgi rääkinud, et tõeline demokraatia peab ulatuma sügavale, peab ulatama igasse kohta. Kui me räägime Moskva survet, siis on vaja rääkida ka Tallinna survest, võib-olla Viljandi survest oma rajoonile ja nii edasi. Ainult see saab olla demokraatia tee, kui ta tõesti algab oma probleemide lahendamise ja tõstatamisega kohtadel ja püüab neid tõepoolest ise lahendada omaenda kas praeguste või tulevaste valitud või valimata organite läbi või siis neid eirates. Ja selliseid probleeme on viljandlaste ees. Sest paraku kahjuks on see praegu meie rahva säilimise ja üldse iseolemise seisukohalt probleem number 1 ja võib-olla see aja jooksul muutub, kuid praegu mingit paranemist omaenda probleemide teadvustamist
ja lahendada püüdmist, kui tarvis, siis survemeetoditega. Tänan. Ja nüüd pidi meil esinema Heinz Valk, kuid kuna teda ennast kahjuks täna siin ei ole, ta ei saanud tulla, siis kuulame tema esinemist lindi vahendusel, mis kõlas ka täna õhtul eetris Eesti Raadios. Nii et kujutame ette siis vaimusilmas seda väikest vahvat meest. Viljandimaa mehed ja naised, me elame tänavu erakordsel suvel. Päikesejõud ja rahva hingejõud on liitunud ühiseks võimsaks kuumuseks, mille energiavägevus ei ole vist jätnud külmaks ühtki inimest Eestimaal. Tagasiminekut ja tubli mahtub. See oleks hävi, see oleks rohkem kui hävi. Tahan nüüd lõpetada, kallid noored, ma tean,
et eestlane vajab iga ettepaneku ja idee üle arutlemiseks aega endasse läbi mõelda. Kuid meie organiseerumine on vajalik ning ma loodan, et me saame lähemal ajal sellega ühiselt hakkama. Meie kõik oleme ju see põlvkond, kelle ülesandeks on oma rahval õnne tuua, Eesti põlve uueks luua. Tere, austatud ja armas Viljandi rahvas! Kõigepealt tahaks öelda, äärmiselt suur hea meel on näha siin lauluväljaku laval nii palju viljandlasi. Sellist pilti ma mäletan veel aastatest 1974, 75 ja 76, kui toimusid rokkfestivalid. Aga nüüd asjast pärast, mille pärast ma siia tulin. Nimelt, üle-eelmine nädalavahetus sai teoks Ulgel esimene linnanoorte kokkutulek. Seal sai teoks perestroika abivahendi konkurss ja üks nendest vahenditest on siin minu käes. See on Eesti Rahvarinde perestroika kassa. Esimesed kogumised said siia sisse tehtud metsas ja lubage see kassa, ma loodan, et aja jooksul siiski täis saab. Loodan, et ennem Rahvarinde valimiskampaania algust ja lubage ta mul Viljandi tugigrupi bossile või kuidas siin nimetatakse üle anda. Ja juba kui jutt läks algatuste peale, siis ma tahaksin teile ka veel teatavaks teha ühe algatuse. Tuleb välja, et ka Viljandis ollakse hädas kaevamisega, just nagu Tallinnaski. Ja asi on õige asi, tähendab, on vaja kaevata kraav partei maja juurest Kaevumäele, et panna kaabel, viia sinna valgus ja seal saaks teha rahva ühisüritusi. Kas teeme ära? Nii et õõnestada tuleb õõnestustegevusega alustada otse partei maja juurest ja Kaevumäele välja. Ma loodan, et kui me kuulutame ajalehes selle päeva välja, et siis tuleb sinna väga palju inimesi, mitte ainult ka otseseid Rahvarinde gruppide liikmeid, vaid palju ka Viljandi inimesi, kes veel otse ei ole sellega seotud. Nii et me jääme sellele lootma. Kõige lähemal ajal. Ja nüüd ma annaksin sõna Tiiu Luigele, kes räägib veidi roheliste liikumisest. Täis maad, iga selgesilmaline allikas ja põlispuu oli püha. Meie rahva kodutunnetus ja väärtushinnangud on alguse saanud maast. Minu põlvkond on võlglane oma laste ees. Meie ei ole juhatanud oma lastele teed koduväravasse, sest palju on neid, kellel seda kodu enam ei ole. Kui paljude koduasemetel on ainult kivihunnikud. Tallinnas, ma usun, et meie tänane kohtumine, meie kõnelus on kerge, on rõõmus, sest meil on ennast mõistetav ühine armastus, nagu ütles just nüüd Mart Laar. Tallinnas aga oli meil üsna raske kõnelus, see jäi meil pooleli, sinna jäi veel jätkama seda Rahvarinde inimesed ja see toimus Lasnamäel, see toimus Viigateli klubis. Me kohtusime Tallinna Vene tööstuskollektiivide esindajatega, püüdsime neile ka edasi anda meie arusaamasid, meie armastust, meie sihte ja meie muresid. Peab ütlema, et see kõnelus ei olnud mitte nii terav, nagu me kartsime, aga ta ei olnud ka muidugi nii üksteist mõistev, nii ühes hinguses, nagu täna siin ma kuulsin rääkimas Vladimir Jegorovit. Ometigi on see probleem, see, kuidas moodi meie siin Eestimaal saame luua normaalset, üksteist kuulavat,
üksteisega arvestavad suhted erinevate rahvuste vahel praegu üks meie kõige suuremaid muresid. Ükskõik, kuidasmoodi me tahame edasi minna, me peame arvestama sellega, et see probleem tuleb meil lahendada. Ja selle probleemi lahendamine, see ausalt öeldes natuke meenutab sõnnikuvedu. See vedu tuleb ära teha selleks, et vili hakkaks kasvama. Miks ma seda niiviisi võrdlen? Selles võrdluses ei ole mitte halvustust, vaid küsimus on selles, et see on just nimelt see põld, mis on olnud kõige kauem söötis, kuhu on kogunenud kõige rohkem kive ja kus seni on kasvanud küll enamasti vaid ohakaid. Me oleme praegu jõudnud sinnamaale, et vaatamata kõikidele nendele hirmu ja õuduse juttudele ja kuuldustele, kõikidele nendele peaaegu et kriminaalsetele lugudele, mida püütakse meile tõe pähe esitada ja küllalt ka omakasupüüdlikult väga mitmesugustest allikatest ja instantsidest, on Eestimaal minu meelest selle suvega tekkinud siiski murrang, on tekkinud muutus. On tekkinud arusaamine, et ka see probleem on lahendatav. Et on lahendatav see nii meie oma siseste suhete pinnal ja on lahendatav ka see meie kõige raskem probleem, see on migratsiooniprobleem. Ja just selles asjas ma tahaksin pöörduda ka Viljandi rahva poole. Jõudis minuni niisugune mure Viljandist, et ka Viljandi teraviljakombinaadis on kavas juurde võtta tööle inimesi küllalt suurel hulgal, 150 väljastpoolt vabariiki. Ja kas tõesti ei ole Viljandimaal inimesi, kes ise võiksid Viljandimaa teravilja töödelda, võiksid ise teraviljakombinaadis töötada? Kas mulkidel pole seda oskust ega tahtmist? Miks peab tooma sisse kaugelt siia töölisi ja spetsialiste? Kas viljandlastel ei ole küllalt mõju oma rajooni nõukogule? Selleks, et ka teie nõukogu võtaks vastu selle otsuse, mille on vastu võtnud juba mitmed nõukogud, on Tallinna nõukogu, on Tartu nõukogu, mis väga rangelt lubavad kontrollida iga sisse tulija õigustatust, kas ikkagi linn, kas rajoon neid vajavad, kas tõesti ilma nende spetsialistideta me ise toime ei tule. Tartus on see süsteem läinud juba üsna rangelt käima ja see on tõesti omaenda nõukogu asi. Nii et ma arvan, et kui me räägime niisugustest suurtest aadetest ja räägime meie tuleviku väljavaadetest, siis tegelikult hakkab siiski see asi liikuma igal kohal, iga konkreetse probleemi lahendamisel ja meie niisuguses jonnis ja järeljätmatuses ja järjekindluses tegelikult on üks väga oluline võti kõikide nende asjade lahendamisel. Nüüd üks teine asi, millest ma veel tahtsin rääkida seoses suhetega teiste rahvastega juba ka väljaspool Eestit. Rahvarinde keskusse tuleb viimasel nädalal, pärast lauluväljaku seda suurt miitingut, iga päev külalisi teistest liidukohtadest. On käinud, leedulased olid siin juba 17. juunil, aga nüüd on käinud ka moldaavlased, on käidud Komist, on käidud Siberist, on käidud väga erinevatest paikadest. Ja peab ütlema, et järjest enam hakkab see idee levima ja selles on järjest enam niisugust nagu külgetõmbejõudu teistele, sellepärast et tegelikult sarnaseid probleeme nagu meil on üle terve liidu. Ja kui meie räägime praegu sellest, et meie tegevus, see tegevus, mida me võime nimetada siis nendeks liikumisteks, millest oli siin juttu, et see on meie ainukene pääsmine, siis teised rahvad, väga paljud teised paigad on hakanud mõistma, et ka nende pääsmine on ainult samasugustes ise liikuvates, ise otsustavates algatustes. Ja ma arvan, et ka see on üks väga oluline meie missioon. Kui me oleme siin selle suure hiiglase niisugusel nukal, nii et me oleme rohkem avatud maailma tuultele, nii et me suudame võib-olla olla rohkem avatud sellistele ideedele, nagu on roheliste ideed, nagu on üldse kõik need ideed, mis praegu püüavad globaalselt kogu maailma muuta õiglasemaks, paremaks,
siis samal ajal teised meie kaudu muutuvad ka avatumaks tänapäeva maailmale. Kui me praegu kuulasime või loeme lehtedest konverentsi delegaatide muljeid, siis see on ju lausa masendav. See on lausa masendav, kui suur on siiski see tegelik lõhe, see tegelik arengu erinevus selle suure maa eri nurkades. Kui me vaatame kas või majanduse andmeid, kui me vaatame kultuuri andmeid, siis ega vahe näiteks Eesti ja Turkmeeni või Tadžiki olukorra vahel ei ole mitte palju väiksem, kui on vahe, ütleme, arenenud Euroopa riikide ja arengumaade vahel. Ja me peame endale aru andma, et nii nagu Euroopa arenenud riigid võtavad enda peale praegu küllalt palju nende murede lahendamist, otsivad teid üldiste maailma probleemide lahendamiseks, on siiski paratamatult langenud meie õlgadele, kuigi me oleme kõige väiksemad, kuid siiski üks tubli osa sellest suurest ühisest koormast, kuidasmoodi leida üldisemaid arengumudeleid, mis ka teistele rahvastele, kes kannatavad selle sama surve, nende samade ministeeriumide, selle sama looduse rüüstamise, selle sama rahvuslikest huvidest mitte hoolimise all, kuidasmoodi ka nendele aidata leida teed sellest väljapääsemiseks. Ma arvan, et see peaks olema meile raske, kuid siiski jõukohane ja väga auväärne roll. Nüüd ma muidugi ei arva ega taha, et me teiega satuksime suuruse hullustusse, kuid tõepoolest on hakanud järjest rohkem Tallinnasse tulema ka igasuguseid välisriikide korrespondente. No ma pean ütlema, et ma olin täna hommikul Tallinnas ja sattusin seal korraga ühelt poolt soomlaste kaamerate ette ja teiselt poolt Moskva raadio saate jaoks intervjuud andma. See näitab, kui suur on see huvi. Ja miks pärast tunnevad meie vastu huvi soomlased, miks pärast tunnevad meie vastu huvi Põhjamaad? Sellepärast, et ka siin on tegelikult nendele väga oluline pundar, see suure idanaabriga suhete arendamine on ju nende jaoks majanduslikult ja eluliselt oluline ja see, missugune on meie elu selles riigis ja missugune on selle riigi üldine poliitiline ja majanduslik olukord, kui demokraatlik see on, kuivõrd see liigub üldise tsivilisatsiooniga kaasa või astub sellele vastu, on tegelikult eluliselt tähtis ka teistele maadele. Nii et näete, kuidasmoodi meisse praegu jooksevad kokku väga mitmed probleemid, mitmed sõlmed. Ja meie niisugusest avarusest, meie võimest järgida seda väga ilusat roheliste loosungit, mõelda globaalselt, mõelda kogu maailmale, kuid tegutseda lokaalselt, tegutseda igaüks oma kodus, sõltub tegelikult rohkem, kui me seda arvata oskame. Nüüd lõpuks ma tahaksin ütelda veel mõned niisugused päris konkreetsed asjad, mis on seotud Rahvarinde ja üldse kogu meie liikumiste tuleviku väljavaadetega. Praegu on nendel liikumistel kõikidel nähtavasti selle meie sooja suve ja tulise kevade ja suurte lootuste aja niisugune tõusuaeg. Kuid on selge, et me peame järjest rohkem tegema päris konkreetseid tegusid, peame järjest rohkem koonduma mingisuguste kõige olulisemate ülesannete lahendamisele, küll eraldi, küll üheskoos. Ja nähtavasti üks nendest ülesannetest, mis meie ees peaks seisma, on see, et me peaksime siiski kõik koos, nii rohelised kui muinsuskaitse, kui Rahvarinne, kui igasugu seltsid, mis on sündinud ja veel sündimas, hakkama igal pool päris konkreetselt tegema kõike selleks, et Eestimaa muutuks siiski jälle niisuguseks koduseks, kauniks ja korras maaks.